Normaalse perifeerse vereringe korral pumbatakse verehulk jäsemetest välja ja veenid täituvad uuesti arteriaalse verega. Venoosse süsteemi puudulikkuse korral täituvad veenid nii arteriaalse verega kui ka venoosse verega selle tagasivoolamise tõttu, sest klapid ei tööta korralikult. Nimetatud protsessi tagajärjeks on venoosne hüpertensioon. Klapi puudulikkus võib tuleneda venoosse seina või klapi hõlma puudustest, vigastustest või tekkida pindmise veeni põletiku tõttu. Süvaveeni tromboos ja venoosne stenoos võivad samuti piirata vere väljavoolu ja põhjustada venoosse rõhu tõusu. Süvaveeni tromboosi tulemuseks on klapi kahjustumine, mis omakorda soodustab puudulikkuse teket ja pidevat venoosset hüpertensiooni nii puhkeasendis kui ka kõndimisel. Normaalne sääremarja lihaste kokkutõmbumine kõndimise ajal aitab verel südamesse tagasi voolata, sest ta funktsioneerib mehaanilise pumbana. Puudulik lihaste kokkutõmme, mis võib tekkida lihasnõrkuse või halvatuse, liigese hüpoliikuvuse või kõnnaku häire tõttu põhjustab ka kõrgenenud venoosset rõhku ja veeni häirunud tühjenemist. Veeniklappide puudulikkuse tõttu koguneb veri alajäsemetesse. Venoosne rõhk tõuseb, mille tõttu häirub venoosne töö ning seerumi valgud ja punased verelibled satuvad lekkedena raku vahelisse ruumi. Kui punased verelibled surevad, vabaneb hemoglobiin raku vahelisse ruumi, kus makrofaagid selle fagotsütoosivad. Lüüsitud hemoglobiini kõrvalained põhjustavad tumeda, tugeva värvuse muutuse, mida nimetatakse hemosidiriini laikudeks. Venoosse hüpertensiooni tulemusena väheneb verevool, mis omakorda põhjustab valgete vereliblete kogunemise kapilaaridesse. Valged verelibled vabastavad põletiku mediaatorid ja proteolüütilised ensüümid, mis põhjustavad endoteeli kahjustusi. Protsess samuti tõstab läbilaskevõimet ja aitab kaasa valkude lekkele. Tekib turse, mis suureneb õhtuks ning väheneb hommikuks, kui inimene on olnud lamavas asendis. Kui turset ei ravita, võib tekkida halvasti paranev venoosne haavand, võivad tekkida ka trombid.